on üks selline väga huvitav eestikeelne programmeerimisvõistlus, millest ma mõtlesin, et ma võtan osa või teen mõned päevad kaasa. Selline üksinda koodis on selle nimi ja siin nad iga detsembri õhtul avavad uue ülesande ja siis neid on 24 kokku. Ja ma tegin esimese päeva ära. Ja minu meelest see esimene päev oli väga huvitav, sellepärast, et ma tundsin, et ma oleksin saanud kõvasti paremini teha, sest minu eesmärk oli kuidagi, et ma üritan teha seda võimalikult kiiresti. Ja siis ma vaatan, et kui kõrgele ma sinna edetabelisse saan, aga tegelikult ma läksin nagu kõvasti alt sellega. Ehk siis kui see jõuluteemaline tekst siit maha jätta eemale, siis siin on selline väike näide, et põhimõtteliselt sisendina sa saad endale sellise ühe rea teksti, kus on punktid ja tärnid ja siis on vaja lihtsalt kokku lugeda, et mitu erinevat nii-öelda tärnide nii-öelda gruppi siin on. Ja siin näeme, et see on 1, 2, 3, 4 ja siis näidisvastus ongi 4. Ja siis päris sisend, mis siit tuleb, see on selline suurem ja siis peab kõik need grupid siit kokku lugema. Ja kuna ma olin nagu varasemalt mõelnud, et ma teen Pythoniga seda, sest Python on hea kiire keel, siis ma hakkasin koheselt hästi kiiresti Pythonit kirjutama. Ja et teha selline lihtne tavaline algoritm, mis nagu leiab kõik need nii-öelda grupi alguskohad siit. Et me loeme selle rea alguses sisse readline'iga ja siis me for loop'iga lähme kõigist nendest karakteritest selles reas ükshaaval läbi ja vaatame, et iga kord, kui algab uus nii-öelda tähekogum, siis me teeme siia counterile, mis alguses on 0, counteril teeme +1 ja siis me lõpus prindime selle välja. Ja kui ma olin seda kirjutamas, siis kui ma olin jõudnud kuskil siia for loop'i algusesse juba, siis mul tuli selline mõte pähe, et huvitav, miks ma seda lihtsalt regexiga ei tee. Sellepärast, et kui me võtame siit regexi, siis regexiga saab, see on siis põhimõtteliselt selline nii-öelda, ma arvan, võib öelda miniatuurne või selline programmeerimiskeel, mis on nagu loodud selleks, et erinevatest tekstidest saada leida üles mingisuguseid nii-öelda korduvaid mustreid. Ja siis, kui me vaatame, et mis me siin kirjutada saame, siis mul tuli pähe, et me saame kirjutada sellise mustri, mis siis leiab üles kõik tärnid, kõik kogumid, kus on nii-öelda üks või rohkem tärni, ehk siis me hoiame siit hiirt pealt ja näitab, et see plussmärk matches the previous token between 1 and unlimited times. Nii et kui me kasutame sellist, siis ta lihtsalt leiab kõik need 4 kogumit üles ja siin ta üleval näitab, et 4 match'i on põhimõtteliselt. Ja siis me samamoodi saame panna selle pikema ja siis ta näitab siin 436 erinevat match'i. Ja siis see 436 tegelikult oligi täpselt seesama õige vastus, mis ka minu Pythoni kood leidis. Mis tundus mulle päris naljakas, sellepärast, et kui ma siit kohe, kui mul valmis oli, siis ma vaatasin seda edetabelit ja siis ma nägin, et siin päris paljud said minust kiiremini. Ja siis ma mõtlesin, et nad ilmselt tegid regexiga seda. Kuid siis mul tuli veel üks mõte. Ja see mõte oli see, et kuna tegelikult me peame leidma ainult need alguskohad, kus nii-öelda uus tähtede kogum algab, siis saab ka selle lihtsalt siin brauseris lahti võtta ja vajutada Ctrl F. Ja siis me saame otsida punkt tärn. Ja nüüd ta leiab siit punkt tärn, ta leiab kõik need alguskohad üles ja ta näitab täpselt sama vastust, et 436 erinevat algust. Ja tegelikult siis 436 oli kõige vastus, et tegelikult oleks saanud ka terve selle asja ära teha, ütleme niimoodi
10 sekundiga enam-vähem, et juhul kui tuleb selline, et kui sul on hästi kiire mõtlemine. Minul ei olnud eriti kiire mõtlemine, ma ikka kirjutasin oma vana head Pythoni koodi. Aga jah, igatahes siis järgmine päev vaatame, et kas ma saan natukene lihtsustada oma mõttekäiku ja teha võib-olla natukene paremini.